Tere! See, et ma praegu ei saa kohal viibida, on tähenduslik. Mind pole kohal samamoodi, nagu fotol kujutatud kunagi kohal ei ole. On ainult temalt peegeldunud valguse vari. Minust ei ole seekord muud kui mu hääle Kaja. See, et te praegu kottpimedas ruumis viibite, on samuti ette kavatsetud ning tähenduslik. Pimedus nimelt on ainus asi, mida pole ära pildistatud igast võimalikust küljest. Pimedus on ainus läbi pildistamata ala. Pimedus, kui tahta defineerida, on pildistavast kiirgusest läbistamata territoorium. Ma tahtsin kinkida teile mõne minuti pimeduse territooriumit, et oleks kergem ette kujutada maailma, millest pole pildistatud mitte ühtegi pilti, aga mis vaatab meid fotode kaudu. Olge lahked. No nii, teeme nüüd oma nägemiskeskused uuesti lahti ja vaatame kõigele sellele ilule värske pilguga otsa. Ma ei ole kindel, kas ma suudan päriselt ette kujutada, missuguse hüppega kasvas fotograafiliste ülesvõtete hulk siis, kui telefonid muutusid kaasaskantavateks ning hakkasid pilte tegema. Esimesed pildistavad mobiilid tulid müügile aastal 2000. Sellest saadik on pildistatud asustatud piirkondades peaaegu kõike, peaaegu iga nurga alt. Sellele lisaks maksab meenutada Google Street View autosid, mis alates 2007. aastast kõigis suundades, pidevalt pildistades, maailma läbi kammivad. Sellele lisaks luuresatelliitide pilve, mille orbiidis me juba pool sajandit oleme. Sellele lisaks loendamatuid turvakaameraid ja pealtpiilumisseadmeid kõikjal, kus inimene kujutleb midagi väärtuslikku olevat. Kõigist kunagi pildistatud fotodest ja videovoogudest võiks kokku panna kogu asustatud maailma kolmemõõtmelise mudeli. Jorge Luis Borges kirjeldab trepialust võlvi ühe Buenos Airese maja keldris, kus asus punkt, mis sisaldas endas kõiki teisi planeedi punkte. Seda kutsuti Alephiks, alkeemikute ja kabalistide mikrokosmoseks, keraks, mille keskpunkt asub kõikjal ja ümbermõõt mitte kuskil. Trepialuses konkus konutades ja Alephisse jõllitades sai näha mis tahes punkti maailmas, mis tahes hetkel, mis tahes valguses. Kirjeldatud Buenos Airese keldris veetis aega peast põrunud grafomaan, kes ammutas Alephist ainest omal lõputu pika poeemi jaoks, milles kavatses värssidesse taguda kogu näha oleva maailma. Tänapäeval moodustavad sellise Alephi fotod. Tänaseid fotosid ei hoita enam albumis. Nad on kusagil ja kõikjal. Fotod täidavad internetti, arhiive, andmebaase, ummistavad meie närvivõrgustikke ja sajavad meie peale digitaalse pilvena, ujutades üleme monitoride. See kõik on vägagi okupatsiooni moodi. Skoopiline sissemarss. Kolonisatsioon. See on nagu kõige nähtava ärakaetamine.
Sotsiaalmeedia platvormidel Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Flickr laaditakse üles rohkem kui 2 miljardit pilti päevas. Igat üles laetud fotot vaatab, õigemini küll näeb, juhul muidugi kui näeb, statistiliselt 6666 silmapaari, pluss arutu arv võrguroboteid. See teeb päevas rohkem kui 2000 skoopilist kohtumist planeedi iga elaniku kohta. Lisaks veel televisioon, trükimeedia ja reklaamid, mis ennast igalt karniisilt kaela kukutavad. See ei ole enam pildisadu, see ei ole ka pildiuputus, see on tsunami. Parti ajaga võrreldes on tohutult muutunud viis, kuidas pilte tehakse ja vaadatakse. Part rõhutab fotodel kujutatu viirastuslikku kohalolekut, vahetut kontakti vaatajaga. Tsiteerin. Ma näen silmi, mis on näinud keisrit. Part veel usub foto tõepärasusse. Tema ajal oli foto eelkõige intiimne ja isiklik asi. Paljudel puhkudel seltskondlik ja kõige äärmuslikumal puhul massimeedias avaldatuna massiline. Tänapäeva fotod enam ei ole massilised. Tänapäeval on iga internetti üles laetud foto armutult globaalne akt. Ta on potentsiaalselt nähtav mis tahes ekraanilt maailmas ja hetkeliselt paljundatav kõikidele maailma ekraanidele. See on päris judinaid tekitav mõte. Lõputu paljundatavus ja piirideta levi võtab fotolt igatsuguse ainukordsuse ja intiimsuse või siis, võib öelda teistpidi, muudab iga foto autistlikult äraolevaks. Niisuguses massis levitvaid pilte vaadatakse paratamatult hoopis teistmoodi kui vanasti, sest nad ei lähe korda suurt kellelegi teisele peale pildi autori enda ja tema endlik epikese. Selliseid pilte ei uurita lähedalt ega vaadata kaugelt silmi kissitades. Neid ei kanta rahakoti vahel ega panda padja alla. Like on ükskõikse heakskiidu hieroglüüf. Facebooki lapates klõbistab hiirega käsi like, umbes nagu morsevõtit. Selliseid pilte ei analüüsita, ei juurelda, mis on seal stuudium ja mis punktum. Sellistest piltidest libisetakse teadvustamata üle, ehk nad hoopis läbivad meid nagu raadiolained. Ja vähe sellest. Mõni aeg tagasi mainisime kaetamist. Nimelt see skoopiline terror, fotograafiline tsunami, mitte ainult ei ahvi me aistinguid, vaid ka painutab ja moondab meie aistinguid aina kantseliitlikumaks ja unaarsemaks. Ebausk, et fotod peegeldavad tegelikkust, ei lagune ka Instagrami ajastul. Fotograafilise tõepära kummardamine annab fotodele nõidusliku jõu. Vähe sellest, et fotosid kasutatakse tõendusmaterjalina kohtus. Neid pruugitakse tõe kriteeriumina veel 5 erineval moel. Fotograafia loob reaalsust ja kirjutab reaalsusele ette, missugune see peab välja nägema. Unaarsed fotod ja videovood on hübriidsõdade laskemoon. Ja vastupidi. Fotod, millede kohta on raske midagi öelda, on desertöörid. See, et me oleme sündinud hübriidsetesse kaevikutesse, see ei tähenda veel automaatselt, et me skoopilist maagiat läbi näeks ja oskaks nendes kaevikutes orienteeruda. Aga seda on võimalik õppida. Ma olen Partile väga tänulik selle eest, et ta tõi pilditeooriasse punktumi mõiste. Punktum on pildilise mitteteadvuse suunas viipamise sõrm.
rebend meie tõlgendamisskeemis, mille kaudu kirjeldamatu meid piilub. Mida aga peale hakata ühe väikese punktumiga pildilises tsunamis, mida ei tõlgendatagi, mis lihtsalt läbistab meid nagu radioaktiivne pilv? Ma arvan, et üks päris hea vastus on rohkem interpunktsiooni. Rohkem punktumeid, rohkem komasid, rohkem semi, orto, proto ja polükooloneid, rohkem jutumärke ja rohkem märke iroonia, agoonia ja hallutsinatsioonide tähistamiseks. Siis kui kirjavahemärkidest puudu tuleb, siis tuleb neid lihtsalt juurde leiutada. Asi on selles, et kirjeldamatu näeb meid ja näitab ennast just nimelt lünkade ja pauside kaudu. Sellepärast võiks skoopilist kudet, millesse me mässitud oleme, torkida, rebida, aplikeerida, kortsutada ja käristada kõigi meie käsutuses olevate vahenditega. Kõigi kirjavahemärkidega. Niimoodi, et tühik oleks tühikus kinni ja paus näitaks koma lõust. Part jättis stuudiumi ja punktumi vahekorra meeldivalt ebamääraseks ja poeetiliseks. See on minu meelest väga hea. Aga tänapäev ei jää sellega rahule. Tänapäev tahab täpseid formuleeringuid. Excel nõuab oma prokrusteslikke palukesi. Interneti sügavustes askeldab arvutu hulk võrguroboteid, kelle ülesandeks on piltide äratundmine ja klassifikatsioon. Ühe meetodina kasutatakse märksõnadest ehk tagidest koosnevat raamistikku, mille najal dresseeritakse neid roboteid pilte tõlgendama ja liikideks jagama. See on just samamoodi nagu see Borgese peast põrunud graafomaan, kes püüab talle sülle langenud Alephi abil maailma ära kaetada ja kataloogidesse toppida. Kui keegi tahab teada, mismoodi maailm oma silme all ümber struktureerub, see vaadaku, mismoodi otsimootorites ja pildipankades tag'e defineeritakse. Minu meelest oleks see uskumatult loll lugu, kui niisugune Exceli põhine dualistlik glossolaalia suudakski meie nähtava maailma üle võimust võtta. Ma sellisesse düstoopiasse siiski eriti ei usu. Tundub ka mõnusamaid võimalusi olevat. Mul ei ole täpselt aimu, kui reaalne on, näiteks kvantarvutite kasutuselevõtt lähitulevikus. Aga blockchain tehnoloogial tundub päris hästi minevat. Blockchain tehnoloogia on see algoritm, mis jooksutab krüptorahasid. Tema omapraks on see, et ta kaotab vajaduse keskse jaotuspunkti järele. Kuna kogu krüptorahandusse puutuv raamatupidamine sisaldub igas sellesse võrku seotud arvutis, siis ei ole vaja enam ei rahapada ega pangandust. Kui nüüd samasugust põhimõtet rakendada pildiotsingute maailmas, siis tundub võimalik olevat loobuda universaalsusest, vähemalt unistada sellest, ning ehitada üles orgaanilisi ja intelligentseid arhitektuure. Kindlasti aga läheb selleks vaja rohkem kirjavahemärke kui sõnu ja häälikuid. Tänan tähelepanu eest.